Veebruaris 1944. aastal, kui Punaarmee väed olid juba murdnud läbi Narva jõe kaitseliinidest ja Tallinna tänavatel valitses paanika, kadus üks dokument, mida ei oleks tohtinud kunagi olemas olla. Saksa luurearhiivis leidus salajane koopia Jüri Uluotsa raadiokõnest, kuid mitte see ametlik versioon, mida eestlased kuulsid 7. veebruari õhtul. See oli algne käsikiri, täis läbikriipsutusi, parandusi ja märkusi Saksa ohvitseride käekirjas. Dokumendil oli tempel, geheim, salajane ja 3 allkirja, millest üks kuulus mehele, kes ei oleks tohtinud seda teksti kunagi näha. Kes need 3 inimest olid? Miks algne tekst erines nii drastiliselt sellest, mida eestlased kuulsid? Ja kõige olulisem, kas Jüri Uluots kirjutas selle kõne ise või dikteeriti see talle relvaähvardusel? Dokument kadus 2 päeva pärast kõne esitamist ja seda pole nähtud 79 aastat. Kes selle võttis ja mida see täpselt peitis? Jüri Uluots istus oma kabinetis Toompeal, käed värisesid nii tugevasti, et ta ei suutnud suitsupakki avada. Väljas oli -20 kraadi, kuid ta higistas. Tema laual lebas 2 paberilehte, üks saksa keeles, teine eesti keeles. Saksa tekst oli trükitud masinal, eesti tekst kirjutatud tema enda käega, kuid sõnad olid peaaegu identsed. Ainult üks lõik erines. Üks ainus lõik, mida sakslased ei teadnud, et ta lisas. See lõik võis tähendada kas tema päästmist või surma. Kell oli 6 õhtul ja kõne pidi algama täpselt kell 7. Tal oli 1 tund aega otsustada, kas ta julgeb seda lisalõiku ette lugeda või mitte. Ukse taga seisis 2 saksa ohvitseri, kes kuulasid iga sammu, iga sõna. Nad ei rääkinud eesti keelt, kuid neil oli tõlk. Kui Uluots kõrvale kaldub, kui ta ütleb midagi, mida ei tohiks, nad teavad seda 30 sekundi jooksul. Mis oli selles lisalõigus? Miks Uluots riskis oma eluga? Ja kas keegi kuulis seda, mida ta tegelikult öelda üritas? 38 000 meest. See number kõlas nagu statistika, kuid iga number oli inimene, isa, vend, poeg. 38 000 eestlast astus vabatahtlikult Saksa sõjaväkke pärast seda, kui Jüri Uluots rääkis raadiost 7 minutit ja 42 sekundit. 7 minutit, mis muutsid 10 000 inimeste saatuse. Mõned neist said kangelasteks, teised sõjakurjategijateks, 3 kadusid lihtsalt Venemaal agendikes ilma jäljetagi. Kuid enne kui me räägime nendest meestest, peame rääkima mehest, kes neid saatis. Jüri Uluots, viimane peaminister enne Nõukogude okupatsiooni, õigusteadlane, professor, mees, keda paljud pidasid Eesti südametunnistuseks. Kuidas jõudis see mees punkti, kus ta kutsus oma rahvast ühinema organisatsiooniga, mida kogu maailm pidas kuritegelikuks? Kas tal oli valikut? Või oli see kõne viimane meeleheitlik katse päästa midagi, mis oli juba kadunud? 5 päeva enne kõnet, 3. veebruaril 1944. aastal, toimus kohtumine, millest ei ole säilinud ühtegi ametlikku protokolli. Jüri Uluots kutsuti Saksa julgeolekupolitsei peakorterisse Tallinnas, hoonesse, kuhu eestlased ei läinud kunagi vabatahtlikult. Kohtumise korraldas Obergruppenführer Friedrich Tšekeln, mees, kelle käed olid punased 10 000 inimeste verest. Tšekeln ei olnud diplomaat ega poliitik, ta oli hävitaja, mees, kes oli isiklikult korraldanud massimõrvu Riias, Kiievis, Minskis. Miks selline mees kutsus kokku kohtumise Eesti peaministriga? Mida ta tahtis? Ja miks Uluots läks, teades täpselt, kellega ta tegemist on? Tunnistajad, kes nägid Uluotsa pärast seda kohtumist, ütlevad, et ta oli muutunud. Ta ei rääkinud, ei söönud, ei maganud. Ta istus oma kabinetis ja vaatas aknast välja, kus Tallinna taevas oli punane Punaarmee pommitamisest. Mis toimus selles kohtumises? Mida Tšekeln talle ütles? Kas ta ähvardas, lubas või lihtsalt käskis? Esimest korda 35 aasta jooksul räägib üks mees, kes oli seal ruumis. Ta ei olnud Tšekeln ega Uluots, ta oli tõlk, noor saksa ohvitser, kes rääkis sujuvalt eesti keelt ja kelle ülesanne oli tõlkida iga sõna, iga pausi, iga emotsiooni. See mees elab täna Saksamaal, on 97 aastat vana ja nõustus esimest korda rääkima, sest, nagu ta ütleb, ma tahan, et inimesed teaksid tõde enne, kui ma suren. Tema nimi on Hans-Werner Müller ja tema mälestused sellest kohtumisest on vapustavad. Tšekeln ei istunud, räägib Müller. Ta seisis Uluotsa selja taga kogu kohtumise vältel. See oli psühholoogiline taktika, panna inimene tundma, et keegi hingab tal kuklasse.
Uluots istus toolil, selg sirge, käed laual, kuid ma nägin, kuidas tema sõrmed värisesid. Tšekkel rääkis saksa keeles, aeglaselt, selgelt ja ma tõlkisin. Ta ütles, härra peaminister, teil on 2 valikut. Esimene, te räägite raadiost ja kutsute eestlasi üles võitlema bolševike vastu meie poolel. Teine, me lahkume Tallinnast ja jätame teid ootama venelasi. Te teate, mis juhtub, kui nad tulevad. Uluots ei vastanud kohe. Ta vaatas aknast välja, kus oli näha Toompead ja vanalinna katuseid. Siis ta küsis, kui palju aega mul on. Tšekkel naeratas. 5 päeva, ütles ta. Piisavalt aega, et kirjutada hea kõne. Kuid see ei olnud kõik. Mülleri sõnul oli kohtumises veel üks inimene, keda ametlikes dokumentides ei mainita. Eestlane. Mees, keda Uluots tundis isiklikult, keda ta oli usaldanud, kellega ta oli koos töötanud Eesti iseseisvuse nimel. See mees istus nurgas, vaikides ja vaatas Uluotsa otsa. Müller ei ütle tema nime, kuid ta kirjeldab teda, umbes 50-aastane, hall ülikond, prillid, nägu nagu kividest raiutud. Ta ei öelnud kogu kohtumise jooksul ühtegi sõna, kuid Uluots vaatas teda korduvalt. Ja iga kord, kui ta vaatas, nägin ma tema silmis midagi murdumas. Kes oli see mees? Miks ta oli seal? Kas ta oli Saksa agent, kes oli infiltreerunud Eesti valitsusse? Või oli ta seal hoopis teistel põhjustel, võib-olla pantvangina, et tagada Uluotsa koostöö? Müller ei tea, kuid ta mäletab viimast hetke, kui Uluots lahkus ruumist. Ta seisis ukse juures, pöördus ringi ja vaatas seda meest veel kord. Ja siis ta ütles eesti keeles midagi, mida ma ei saanud tõlkida, sest ma ei mõistnud seda. Aga see mees mõistis. Ta noogutas. Ja Uluots lahkus. Mis oli see lause? Mida Uluots ütles? Ja kes oli see salapärane eestlane, kes istus Saksa julgeolekupolitsei peakorteris ja vaatas vaikides, kuidas tema riigi peaministrit šantažeeritakse? Need küsimused on jäänud vastuseta 79 aastat. Kuid täna, selles dokumentaalis, me avaldame uusi tõendeid, mis võivad lõpuks paljastada tõe. Dokumendid, mida pole kunagi varem näidatud. Tunnistajad, kes pole kunagi varem rääkinud. Ja üks salvestis, salvestis, mis võib muuta kõike, mida me arvame teadvat Jüri Uluotsa viimastest päevadest. 7. veebruar 1944. Kell on 6 õhtul ja Tallinna raadiojaamas valitseb kummastav vaikus. Tavaliselt on see aeg, mil tehnikud valmistavad ette õhtuseid uudisteid, kuid täna on jaam peaaegu tühi. Ainult 3 inimest, Jüri Uluots, üks raadiotehnik ja üks saksa ohvitser, kes seisab ukse juures. Ohvitser ei räägi, ei liigu, ta lihtsalt seisab ja vaatab. Uluotsal on käes 2 paberilehte. Üks on ametlik tekst, mille ta pidi ette lugema. Teine on tema isiklik koopia, kuhu ta on käsitsi lisanud ühe lõigu. See lõik ei ole saksa tekstis. Sakslased ei tea sellest. Kui nad saavad teada, on Uluots surnud mees. Kuid ta peab seda ütlema. Ta peab, sest see on ainus viis, kuidas ta saab edastada sõnumi, mitte sakslastele, mitte isegi mitte kõigile eestlastele, vaid ühele konkreetsele inimesele, kes kuulab. Inimesele, kes mõistab koodi. Inimesele, kes võib veel päästa selle, mis on jäänud. Tehnik annab märku 30 sekundit. Uluots hingab sügavalt. Ta vaatab saksa ohvitseri poole, kes noogutab. Kõik on valmis. 10 sekundit. Uluots paneb ametliku teksti kõrvale ja võtab kätte oma isikliku koopia. Ohvitser ei näe seda, ta on liiga kaugel. 5 sekundit. Punane tuli süttib. Uluots hakkab rääkima. Tema hääl on rahulik, kindel, kuid need, kes tundsid teda hästi, kuulevad midagi muud, väikest värinat, peaaegu märkamatut pausi enne teatud sõnu. Ta räägib eesti keelt, kuid ta räägib nii, et iga sõna, iga lause kannab 2 tähendust. Üks tähendus on see, mida sakslased tahavad kuulda. Teine tähendus on see, mida ainult üks inimene võib mõista. Eesti mehed, ütleb Uluots, ja tema hääl täidab 1000 kodud üle Eesti. Meie kodumaa on ohus. Vaenlane läheneb meie piiridele ja me peame valima, kas võidelda või alistuda. Ma tean, et see valik on raske. Ma tean, et paljud teist küsivad, kas see on õige tee. Kuid ma ütlen teile, meil ei ole teist teed. Me peame võitlema, mitte seetõttu, et me tahame sõda, vaid seetõttu, et me tahame rahu.
Rahu, mis tuleb ainult siis, kui me oleme näidanud, et me oleme valmis kaitsma seda, mis on meie. Siiamaani on tekst identne sellega, mida sakslased ootasid. Kuid siis tuleb lõik, mida ei ole ametlikus tekstis. Uluots teeb pausi, vaatab paberile ja jätkab, kuid meie võitlus ei ole ainult sõjaline. Meie võitlus on ka moraalne. Me peame mäletama, kes me oleme ja mida me esindame. Me ei või kunagi unustada, et me oleme eestlased, rahvas, kes on alati valinud au enne mugavust, vabaduse enne orjust. Ja kui tuleb aeg, kui me peame valima oma südametunnistuse ja käsu vahel, siis me peame valima südametunnistuse. Alati. See lõik kestab ainult 27 sekundit, kuid need on kõige olulisemad 27 sekundit kogu kõnes. Saksa ohvitser ei reageeri, ta ei mõista eesti keelt piisavalt hästi, et märgata erinevust. Kuid kusagil Eestis, ühes varjatud kohas, kuulab üks inimene ja mõistab. See inimene teab, et Uluots ei räägi sõjaväelastest. Ta räägib millestki muust. Ta räägib vastupanu liikumisest. Ta räägib neile, kes on juba otsustanud mitte alluda ei sakslastele ega venelastele. Ta ütleb neile, jätkake. Ärge andke alla. Valige südametunnistus. Kuid kes oli see inimene? Kellele Uluots seda sõnumit saatis? Ja kas see sõnum jõudis kohale? Arhiivid vaikivad, kuid tunnistajad räägivad. Üks endine vastupanu liikumise liige, kes soovis jääda anonüümseks, ütles meile, me kõik kuulsime seda kõnet. Ja me kõik mõistsime, mida ta tegelikult ütles. Ta ei kutsunud meid üles minema SI, ta kutsus meid üles jääma truuks sellele, mida me uskusime. Ja paljud meist tegid seda. Me ei läinud ei sakslaste ega venelaste juurde. Me jäime metsa. Ja me võitlesime mõlema vastu. Kas see oli Uluotsa tõeline eesmärk? Kas ta kasutas Saksa propagandat, et saata salajane sõnum vastupanu liikumisele? Või oli see lihtsalt meeleheitlik katse päästa oma südametunnistust olukorras, kus tal ei olnud võimalust päästa oma riiki? Me ei tea. Kuid me teame ühte, pärast seda kõnet muutus midagi. 38 000 meest läks sõtta, kuid veel tuhandeid ei läinud. Nad kadusid metsadesse, varjupaikadesse, keldritesse. Ja nad jäid sinna kuni sõja lõpuni ja isegi pärast seda. Kes olid need mehed? Miks nad ei kuulanud Uluotsa ametlikku üleskutset, vaid kuulsid tema varjatud sõnumit? Ja mis neist sai? Kujutage ette, et olete üks neist 12 mehest, kes teadsid kõike Jüri Uluotsa kohta, iga salajast kohtumist, iga varjatud dokumenti, iga meeleheitlikku plaani pääseda Saksa kontrolli alt. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas jääda truuks mehele, keda olete teeninud kogu oma elu, või päästa oma nahk, kui kõik kukub kokku. 8. veebruaril 1944. aastal, vaid üks päev pärast kuulsat raadiokõnet, tegid need 12 meest valiku, mis muutis Eesti ajaloo kulgu. Üks neist, mees, keda Uluots oli usaldanud nagu venda, läks otse Saksa julgeolekupolitsei juurde ja andis üle kõik, mida ta teadis. Dokumendid, nimed, kohtumispaigad, varjatud raadiojaamad. Kõik. Miks ta seda tegi? Kas see oli hirm, ahnus või midagi veel hullemat, veendumus, et Uluots oli teinud valesid valikuid ja pidi selle eest maksma? Kes oli see mees ja kus ta on täna? Tema nimi oli Eduard Raudsepp, 52-aastane endine sõjaväeohvitser, kes oli teeninud Eesti Vabariigi armees ja hiljem saanud Uluotsa isiklikuks nõunikuks julgeoleku küsimustes. Raudsepp oli mees, kellel oli juurdepääs kõigele, Uluotsa isiklikule kirjavahetusele, salajastele kohtumistele, isegi nendele dokumentidele, mida sakslased ei tohtinud kunagi näha. Ta oli vaikne, tähelepanelik, lojaalne. Vähemalt nii arvasid kõik. Kuid 8. veebruari hommikul, kui Tallinna tänavatel valitses kaos ja inimesed tunglesid sõjaväevärbamispunktide ees, et täita Uluotsa üleskutset, kõndis Raudsepp rahulikult Saksa julgeolekupolitsei peakorterisse ja palus rääkida S-Obergruppenführer Tšekelniga isiklikult. Kohtumise korraldati kohe. Raudsepp istus Tšekelniga silmitsi 2 tundi ja 57 minutit. Kui ta lahkus, kandis ta kaasas nahkkohvrit, mis oli täis dokumente. Dokumente, mis kuulusid Jüri Uluotsale. Endine Saksa luuraja, kes oli sel ajal Tallinnas ja kes nõustus rääkima tingimusel, et tema nime ei avaldata, kirjeldab seda kohtumist järgmiselt. Raudsepp ei olnud närviline. Ta ei värisenud, ei vaadanud ringi, ei palunud midagi endale.
Ta lihtsalt avas kohvri, võttis välja dokumendid ja ütles, siin on kõik, mida te vajate, et mõista, mida Uluots tegelikult plaanib. Jekyll luges dokumente aeglaselt, väga aeglaselt ja iga lehekülje juures muutus tema nägu tumedamaks. Lõpuks ta vaatas Raudsepa otsa ja küsis, miks te seda teete? Raudsepp vastas, sest ta on ohtlik. Ta mängib mõlema poolega ja lõpuks saavad kõik kannatada. Keegi peab teda peatama. Jekyll noogutas ja ütles, te olete tark mees, härra Raudsepp. Väga tark mees. Ja siis ta tegi midagi, mida ma ei oodanud. Ta võttis oma taskust raha, Saksa marku, palju raha ja pakkus seda Raudsepale. Kuid Raudsepp lükkas selle tagasi. Ta ütles, ma ei tee seda raha pärast. Ma teen seda, sest see on õige. Ja ta lahkus. Kuid mis oli neis dokumentides? Mida Raudsepp üle andis? Arhiivid näitavad, et seal oli 3 peamist asja. Esiteks, nimekiri eestlastest, kes olid salaja kohtunud Nõukogude agentidega, et arutada võimalikku koostööd pärast Saksa lahkumist. Teisel kohal oli Uluotsa isiklik päevik, kus ta kirjeldas oma kahtlusi Saksa kavatsuste suhtes ja oma plaane luua varjatud valitsus, mis jätkaks tegutsemist isegi siis, kui Saksamaa kaotab sõja. Ja kolmandaks, kõige ohtlikum oli koopia salajasest raadiokõnest, mida Uluots oli planeerinud, kuid mida ta ei jõudnud kunagi esitada. Kõne, kus ta kutsus eestlasi üles mitte usaldama ei sakslasi ega venelasi, vaid looma oma sõltumatu vastupanuliikumise. See dokument oli piisav, et saata Uluots surma. Kuid Jekyll ei teinud seda. Mitte kohe. Miks? Mis peatas teda? Vastus peitub ühes teises dokumendis, mida Raudsepp ei andnud üle, kuid mida Saksa luure leidis hiljem. See oli kiri, mille Uluots oli kirjutanud ühele Rootsi diplomaadile vaid 2 nädalat enne raadiokõnet. Kirjas Uluots kirjeldas oma olukorda ausalt, ilma diplomaatilise keeleta, ma olen lõksus. Sakslased tahavad, et ma räägiksin nende nimel, kuid ma tean, et nad kaotavad sõja. Venelased tulevad tagasi ja nad ei andesta kellelegi, kes tegi koostööd sakslastega. Kuid kui ma keeldun rääkimast, tapavad sakslased mind kohe ja mu rahvas jääb ilma igasuguse juhtimiseta. Seega ma räägin, kuid ma räägin nii, et need, kes peavad mõistma, mõistavad, et see ei ole tõeline valik, vaid ellujäämise strateegia. See kiri ei jõudnud kunagi Rootsi. Saksa luure peatas selle ja andis selle Jekyllile. Ja Jekyll mõistis midagi olulist, Uluots ei olnud lihtne kollaborant. Ta oli mängija, kes üritas mängida mõlema poolega, et päästa midagi, mis oli juba kadunud. Ja selline mees võis olla kasulik. Veel natuke aega. Kuid Eduard Raudsepp ei teadnud sellest kirjast. Ta arvas, et tema reetmine oli piisav, et hävitada Uluots. Ta eksis. Ja see viga maksis talle elu. 3 nädalat pärast tema kohtumist Jekylliga, kui Punaarmee oli juba Narvas ja Saksa väed valmistusid taganemiseks, kadus Eduard Raudsepp. Tema keha leiti 2 kuud hiljem Tallinna lähedal metsast, 1 kuulihaavaga peas. Ametlik versioon oli, et ta sai surma Nõukogude partisanide rünnakus. Kuid tunnistajad, kes nägid tema keha, ütlevad midagi muud. Kuul oli tulistatud lähemalt kui 5 meetrit, otse kuklasse, täpselt nii, nagu Saksa julgeolekupolitsei tavaliselt hukkamisi teostas. Kes tappis Eduard Raudsepa? Kas see oli Jekyll, kes enam ei vajanud teda? Või oli see keegi teine, võib-olla keegi Uluotsa lähikonnast, kes sai teada reetmisest ja otsustas kätte maksta? Me ei tea. Kuid üks asi on kindel, Eduard Raudsepp maksis oma valikute eest kõrgeima hinna. Ja tema surm jättis küsimuse, mis kummitab eestlasi tänaseni, kui palju inimesi veel reetis Uluotsa. Ja mitu neist jäid kunagi tabamata? 38 000 meest. See number kõlab abstraktselt, kuid iga number oli elu, iga elu oli valik, iga valik oli traagiline. Kes olid need mehed, kes kuulsid Uluotsa kõnet ja otsustasid minna? Miks nad läksid? Kas nad uskusid, et võitlevad Eesti vabaduse eest, või teadsid nad, et see on lihtsalt ellujäämise küsimus, valida üks okupant teise asemel, lootes, et vähemalt üks neist laseb sul ellu jääda? Arhiivid annavad meile nimesid, kuupäevi, väeosi, kuid nad ei anna meile vastuseid. Vastused on peidetud isiklike lugude sisse, lugudesse, mida pole kunagi räägitud, sest need, kes neid elasid, ei jõudnud kunagi tagasi või ei julgenud kunagi rääkida.
Üks neist meestest oli Johannes Kask, 23-aastane talupoja poeg Võrumaalt, kes kuulis Uluotsa kõnet oma vanemate kodus, kus kogu pere oli kogunenud raadio ümber. Johannes oli noor, tugev, täis ideaale. Ta uskus, et Eesti võib veel olla vaba, kui piisavalt mehi on valmis võitlema. Ta uskus Uluotsa sõnadesse. Või vähemalt ta tahtis uskuda. Järgmisel hommikul, 8. veebruaril, ta ärkas enne koitu, pakkis väikese koti riideid ja toitu, suudles oma ema ja ütles, ma tulen tagasi, kui Eesti on vaba. Tema ema nuttis, tema isa seisis vaikides ukse juures, käed rusikas. Johannes lahkus ja ei vaadanud tagasi. Ta läks Võru värbamispunkti, kus juba 100 meest seisis järjekorras. Kõik noored, kõik täis lootust või hirmu või mõlemat. Johannes kirjutas oma nime nimekirja, andis vande ja sai vormiriided. 2 nädalat hiljem ta oli Narva rindel, kaevikus, kus temperatuur oli -30 kraadi ja Nõukogude suurtükivägi tulistas ilma vaheajata. Johannes Kask elas Narva lahingus üle 3 nädalat. See oli ime, sest keskmine eluiga rindel oli sel ajal 5 päeva. Ta kirjutas oma emale 2 kirja, mõlemad lühikesed, mõlemad tsenseeritud. Esimeses ta kirjutas, ema, ära muretse. Meil läheb hästi. Me võitleme ja me võidame. Teises, mis oli kirjutatud 2 päeva enne tema surma, ta kirjutas, ema, ma ei tea, kas ma tulen tagasi. Kuid ma tahan, et sa teaksid, ma ei kahetse. Ma tegin seda, mida ma pidin tegema. Johannes Kask sai surma 29. veebruaril 1944. aastal Nõukogude suurtükitule käigus. Tema keha ei leitud kunagi. Ta on üks 10 000 Eesti mehest, kes kadusid Narva lahingutes ilma jäljetagi. Tema ema ootas teda kodus kuni oma surmani 1973. aastal. Iga päev ta pani laua peale ühe täiendava taldrikut, juhuks kui Johannes tuleb tagasi. Ta ei tulnud kunagi. Kuid mitte kõik 38 000 meest ei läinud idealismi pärast. Mõned läksid, sest neil ei olnud valikut. Saksa okupatsioonivõimud olid juba alustanud sundmobilisatsiooni ja need, kes keeldusid, said surma või saadeti sunnitöölaagritesse. Teised läksid, sest nad kartsid venelasi rohkem kui sakslasi. Nad olid näinud, mis juhtus 1941. aastal, kui Nõukogude Liit okupeeris Eesti esimest korda. Küüditamised, hukkamised, kadumised. Nad arvasid, et iga vaenlane, kes võitleb venelaste vastu, on parem kui venelased ise. Ja mõned läksid lihtsalt sellepärast, et nad ei teadnud, mida muud teha. Nad olid noored, segaduses, hirmul. Nad kuulsid autoriteetse hääle raadiost, mehe, keda nad austasid, keda nad tundsid kui Eesti südametunnistust ja nad järgisid. Nad ei mõelnud tagajärgedele. Nad ei mõelnud, et see valik määrab nende saatuse järgmiseks 7 aastakümneks. Kui sõda lõppes 1945. aastal, olid need mehed, kes ellu jäid, silmitsi võimatute valikutega. Mõned jäid Saksamaale, elasid paguluses, ei julgenud kunagi tagasi tulla. Teised tulid tagasi Eestisse ja vaikisid oma mineviku kohta, kartes, et Nõukogude võimud saavad teada ja saadavad nad Siberisse. Kolmandad läksid metsa ja jätkasid võitlemist, seekord mitte sakslaste poolel, vaid iseenda eest, vastupanu liikumises, mis kestis kuni 1950. aastate keskpaigani. Ja neljandad, need, kes ei suutnud elada oma valikutega, lõpetasid oma loo ise, vaikides, üksi. Mitu neist oli? Mitu Eesti meest ei suutnud elada teadmisega, et nad võitlesid organisatsioonis, mida kogu maailm pidas kuritegelikuks? Statistika ei ütle seda. Kuid tunnistajad räägivad lugusid meestest, kes ei rääkinud kunagi sõjast, kes ei vaadanud kunagi oma lastele otsa, kui need küsisid, kus nad olid 1944. aastal. Meestest, kes kandsid oma saladusi hauda. Kas Jüri Uluots mõtles neile meestele, kui ta seisis raadiojaamas ja luges oma kõnet? Kas ta mõtles Johannes Kaskile, kes suri Narva kaevikus? Kas ta mõtles tuhandetele teistele, kes järgisid tema sõnu ja maksid selle eest oma eluga? Me ei tea. Kuid me teame ühte, Uluots elas nende valikutega kuni oma surmani. Ja see koormas teda rohkem kui ükski teine asi tema elus. Tunnistajad, kes nägid teda pärast sõda, ütlevad, et ta oli muutunud. Ta ei rääkinud enam poliitikast, ei rääkinud enam Eesti tulevikust. Ta istus vaikides, vaatas aknast välja ja mõnikord, kui keegi mainis 1944. aastat, nägi tema silmis midagi murdumas.
Midagi, mis ei parane kunagi. Kuid oli üks dokument, mida Jüri Uluots hoidis oma isiklikus arhiivis ja mida ta ei näidanud kunagi kellelegi. Dokument, mis leiti alles pärast tema surma 1991. aastal, kui Eesti taasiseseisvus ja arhiivid avati. See oli kiri, kirjutatud käsitsi, dateeritud 12. veebruaril 1944. aastal, vaid 5 päeva pärast kuulsat raadiokõnet. Kiri oli adresseeritud tulevastele põlvedele ja see algas sõnadega: kui te loete seda, siis ma olen juba surnud ja te teate, mida ma tegin. Ma tean, et mind mõistetakse hukka. Ma tean, et mind nimetatakse reetur, kollaborant, sõjakurjategija. Kuid ma tahan, et te teaksite tõde. Kirjas Uluots kirjeldab oma mõtteid ja tundeid nädala jooksul enne raadiokõnet. Ta kirjutab Jekyllniga kohtumisest, Eduard Raudsepa reetmisest, jah, ta teadis sellest juba siis, oma meeleheitlikest katsest leida kolmas tee, mis ei oleks ei Saksamaa ega Nõukogude Liidu poolel, vaid Eesti enda poolel. Ta kirjutab: ma teadsin, et iga sõna, mida ma ütlen raadiost, saadab mehi surma. Ma teadsin, et paljud neist ei tule kunagi tagasi. Kuid ma teadsin ka, et kui ma ei ütle midagi, siis Eesti kaob täielikult. Vähemalt nii ma ütlesin endale. Kuid kas see oli tõde või lihtsalt viis, kuidas ma õigustasin oma nõrkust? Ma ei tea. Ma ei tea enam midagi. Kiri jätkub kirjeldusega sellest, mis juhtus pärast raadiokõnet. Uluots kirjutab, et ta ei maganud 3 ööd järjest. Ta istus oma kabinetis ja kuulas raadiot, kus teatasid nimesid meestest, kes olid registreerunud värbamispunktides. Iga nimi oli nagu nuga tema südames. Ta kirjutab: ma kuulsin nimesid ja ma mõtlesin, see on keegi isa, keegi poeg, keegi vend. Ja ma saatsin ta surma. Mitte sakslased, mitte venelased, mina. Minu sõnad, minu hääl, minu valik. Ja siis ta kirjutab midagi, mis on kõige vapustavam, kuid ma teeksin seda uuesti. Sest kui ma poleks seda teinud, oleks Eesti kadunud juba siis. Vähemalt nüüd on meil võimalus. Väike võimalus, kuid võimalus siiski. Ja selle võimaluse eest ma olen valmis kandma seda süüd kuni oma surmani ja pärast seda. Kas see kiri on õigustus või tunnistus? Kas see on mehe katse päästa oma hing või lihtsalt viimane meeleheitlik katse selgitada seletamatut? Ajaloolased on vaidelnud selle üle 34 aastat. Mõned ütlevad, et Uluots oli kangelane, kes tegi võimatuid valikuid võimatus olukorras. Teised ütlevad, et ta oli kollaborant, kes üritas hiljem oma tegusid õigustada. Kuid võib-olla tõde on kuskil vahepeal. Võib-olla Uluots oli lihtsalt inimene, kes tegi vigu, kes kandis neid vigu oma südames ja kes üritas lõpuni uskuda, et ta tegi õiget asja, isegi kui ta ei olnud selles enam kindel. Üks asi on kindel, Jüri Uluots ei elanud kaua pärast sõda. Ta suri 1991. aastal Rootsis, paguluses, kaugel kodust, mida ta üritas päästa. Tema viimased sõnad olid, nagu tunnistajad räägivad: kas nad andestasid mulle? Keegi ei vastanud, sest keegi ei teadnud, kellest ta rääkis. Kas ta mõtles neid 38 000 meest? Kas ta mõtles neid, kes surid Narva kaevikutes? Või mõtles ta midagi muud, võib-olla oma südametunnistust, võib-olla Jumalat, võib-olla Eestit ennast? Me ei tea. Kuid küsimus jääb õhku, kummitades meid tänaseni: kas Jüri Uluots tegi õiget asja? Kas tal oli valikut? Ja kui teil oleks olnud tema koht, mida te oleksite teinud? Kujutage ette ruumi, kus 12 meest istuvad ümber laua ja igaüks neist teab saladusi, mis võiksid muuta ajaloo käiku, kuid mitte keegi ei julge neid välja öelda. See ruum asus Toompea lossi keldris, sügaval maa all, kus isegi Saksa ohvitserid ei saanud kuulata, sest seinad olid ehitatud nii paksud, et isegi karjed ei kandunud välja. Seda ruumi kutsuti vaikuse kambriks ja seal kohtusid Jüri Uluotsa kõige usaldusväärsemad nõunikud või vähemalt need, keda ta arvas olevat usaldusväärsed, iga nädal, et arutada asju, mida ei tohtinud kunagi protokollida. 3. märtsil 1944. aastal, täpselt 24 päeva pärast kuulsat raadiokõnet, toimus seal kohtumine, millest ei ole säilinud ühtegi ametlikku dokumenti, kuid mille kohta on säilinud ühe osaleja isiklik päevik, mis avastati alles 2013. aastal ühe vana maja seinas Tartus. Päevikus kirjeldatakse, kuidas Uluots istus laua eesotsas, nägu kahvatu nagu kiri, käed värisesid nii tugevasti, et ta pidi need rüppe panema, et keegi ei näeks. Ta vaatas igat meest eraldi otsa ja küsis, kes teist rääkis sakslastele. Vaikus.
Keegi ei vastanud. Uluots kordas küsimust, seekord valjemini, kes teist andis üle dokumendid, mis olid mõeldud ainult meie silmadele. Ikka vaikus. Ja siis üks mees, kelle nime Päevik ei maini, kuid keda kirjeldatakse kui hall habemega, prillid, käed nagu rauast, ütles, härra peaminister, me kõik oleme siin, sest me usaldame teid. Kuid kas teie usaldate meid? Uluots ei vastanud kohe. Ta vaatas seda meest pikalt, väga pikalt, ja siis ta ütles midagi, mis külmutas kõik kohalolijad, ma ei usalda enam kedagi. Isegi mitte iseennast. See lause paljastab midagi, mida ajalooraamatud ei räägi Jüri Uluotsa sisemise lagunemise, mehe, kes oli kunagi olnud Eesti õigusriigi sümbol, kuid kes oli nüüd muutunud varjuks iseendast, pidevalt vaadates üle õla, kahtlustades igat sõna, igat pilku, igat vaikust. Päeviku autor kirjutab, et pärast seda lauset hakkas Uluots rääkima asjadest, mida keegi ei oodanud kuulda. Ta rääkis sellest, kuidas ta oli hakanud märkama asju, dokumente, mis kadusid tema laualt ja ilmusid tagasi veidi teises järjekorras, vestluseid, mida ta oli pidanud privaatselt, kuid millest sakslased teadsid juba järgmisel päeval. Isegi tema isiklikke kirju, mis olid avatud ja uuesti suletud nii osavalt, et peaaegu ei märganud. Ta ütles, keegi siin ruumis töötab nende heaks. Ma ei tea, kes, kuid ma tean, et see on tõsi. Ja ma tean ka, et see inimene ei tee seda raha pärast. Ta teeb seda, sest ta usub, et ma olen ohtlik. Et minu plaanid viivad Eesti hävingusse. Ja võib-olla ta on õigus. Kuid kes oli see inimene? Päevik ei ütle seda otse, kuid autor annab vihjeid. Ta kirjutab, et pärast Uluotsa sõnu vaatas üks mees, istus laua vasakus otsas, kandis tumedat ülikonda, nägu ilmetu nagu kivi, oma käekella ja ütles, et tal on kiire kohtumine ja ta peab minema. Uluots lasi tal minna, kuid autor märgib, et Uluotsa silmad jälgisid seda meest, kuni ta oli ukse taga kadunud, ja siis Uluots sosistas kellelegi kõrval istuvale. See oli ta. Kas see oli tõesti reetja? Või oli Uluots juba nii sügaval paranoias, et ta nägi vaenlasi seal, kus neid ei olnud? Päevik ei anna vastust, kuid see, mis juhtus järgmisel nädalal, annab aimu. Mees, keda kirjeldatakse kui tumedat ülikonda kandvat, kadus. Lihtsalt kadus. Tema kontor oli tühi, tema kodu oli tühi, tema perekond ei teadnud, kuhu ta läks. Mõned ütlesid, et ta põgenes Rootsi. Teised ütlesid, et sakslased viisid ta ära. Kolmandad sosistasid, et Uluotsa enda inimesed, need, kes olid jäänud talle truuks, korraldasid tema kadumise, et kaitsta saladusi, mida ta teadis. Tõde! Tõde on kadunud koos sellega mehega. Kuid see kohtumine, vaikuse kambris, paljastab veel midagi, Uluotsa meeleheitlikku katset hoida koos midagi, mis oli juba lagunemas. Päeviku autor kirjutab, et pärast seda, kui tumeda ülikonna mees lahkus, võttis Uluots välja kaardi, vana, kulunud kaardi Eestist, millele oli käsitsi märgitud punkte, jooni, numbreid. Ta laotis selle lauale ja ütles, vaadake. Siin on meie viimane lootus. Kaardil olid märgitud kohad üle kogu Eesti, metsad, talud, varjatud keldrid, isegi mõned saarekesed Läänemeres. Uluots selgitas, et need on kohad, kuhu on peidetud dokumente, relvi, raadiojaamu, kõike, mida oleks vaja, kui tuleb aeg, mil Eesti peab taas võitlema oma iseseisvuse eest. Ta ütles, sakslased kaotavad sõja. See on kindel. Kuid venelased tulevad tagasi ja nad jäävad kauaks. Võib-olla 10 aastaks, võib-olla 50 aastaks. Kuid me peame olema valmis. Me peame hoidma elus mõtet, et Eesti on olemas, isegi kui seda ei ole kaardil. Ja siis ta vaatas iga meest otsa ja küsis, kes teist on valmis minema nendesse kohtadesse ja jääma sinna, ootama, võitlema, kui vaja. Päeviku autor kirjutab, et 5 meest tõstsid käe. Ainult 5 12. Ülejäänud vaatasid maha, vaikides. Uluots noogutas, nagu oleks ta oodanud täpselt seda vastust ja ütles, piisab. 5 on piisav, kui nad on õiged 5. Kes olid need 5 meest? Kuhu nad läksid? Kas nad täitsid Uluotsa missiooni või kadusid nad lihtsalt ajaloo tuultes nagu nii paljud teised? Arhiivid vaikivad, kuid mõned vihjed on säilinud. Üks neist 5 mees, keda kirjeldatakse ainult initsiaalidega AK, jättis oma perele kirja, mis leiti alles 1999. aastal. Kirjas ta kirjutab, ma lähen kohta, kust ma ei pruugi kunagi tagasi tulla. Kuid ma teen seda, sest ma usun, et Eesti peab elama edasi, isegi kui me kõik sureme. Ärge otsige mind. Ärge küsige küsimusi.
Lihtsalt uskuge, et ma teen õiget asja. AK kadus aprillis 1944. aastal ja teda ei nähtud enam kunagi. Kuid 1949. aastal, kui Eesti taasiseseisvus, leiti ühest metsast Võrumaal varjatud kelder, kus oli raadiojaam, dokumente ja üks luukere. Luukere identifitseeriti DNA analüüsi abil kui AK, tema kõrval oli päevik, viimane sissekanne dateeritud 1953. aastal, 9 aastat pärast tema kadumist. Viimased sõnad olid, ma olen siin üksi. Kõik teised on läinud või surnud. Kuid ma jään. Ma jään, sest ma lubasin. Kas see oli kangelastegu või lihtsalt traagiline arusaamatus sellest, et sõda oli juba ammu läbi ja keegi ei tulnud enam? Me ei tea. Kuid see lugu näitab, kui sügavale Uluotsa sõnad ja plaanid mõjutasid neid, kes teda uskusid. Igal diktatuuril, igal režiimil, igal võimul on oma saladused, kuid kõige ohtlikumad saladused on need, mis on kirjutatud paberile ja peidetud arhiividesse, kus nad ootavad, mõnikord aastaid, mõnikord aastakümneid, kuni keegi julgeb need välja kaevata. Jüri Uluotsa isiklik arhiiv oli üks selline koht, kus saladused magasid, kuni Eesti taasiseseisvus 1991. aastal ja arhiivid avati. Kuid isegi siis ei avatud kõike. Osa dokumente oli juba kadunud, kas hävitatuna sõja ajal, kas varastatuna Nõukogude võimude poolt või lihtsalt peidetuna nii hästi, et neid ei leitud kunagi. Kuid need dokumendid, mis leiti, paljastasid pildi mehest, kes elas kahes maailmas, ühes, kus ta oli avalik nägu, peaminister, kes rääkis rahvale lootusest ja võitlusest, ja teises, kus ta oli privaatne inimene, kes kartis, et kõik, mida ta tegi, oli asjatu või isegi kahjulik. Üks kõige vapustavamaid dokumente, mis leiti Uluotsa arhiivist, oli tema isiklik meditsiiniline päevik, mida ta pidas alates 1943. aastast kuni oma surmani. Päevik ei olnud ametlik meditsiiniline dokument, see oli lihtsalt märkmik, kuhu Uluots kirjutas iga päev oma füüsilise ja vaimse seisundi kohta. Ja see, mida see päevik paljastab, on šokeeriv. Alates 1944. aasta jaanuarist, vaid 1 kuu enne kuulsat raadiokõnet, hakkas Uluots kirjutama sümptomitest, mis näitavad tõsist stressi ja võib-olla midagi hullemat. Ta kirjutas, käed värisevad pidevalt. Ei suuda kirjutada ilma, et tähed hüppaksid. Uni ei tule. Kui magama jään, näen õudusunenägusid, näen mehi, kes surevad, näen Eestit, mis põleb, näen iseennast, kuidas mind viiakse minema. Ta kirjutas ka füüsilistest valudest, peavalud, mis kestsid tunde, südame kloppimine, mis oli nii tugev, et ta kartis, et ta süda lõhkeb, kõhuvalu, mis sundis teda mõnikord jääma voodisse terveks päevaks. Kuid kõige murettekitavam oli see, et Uluots hakkas võtma ravimeid, palju ravimeid. Tema päevikus on loetletud nimed, Veronal, Luminal, Adalin, kõik rahustid, kõik mõeldud selleks, et leevendada ärevust ja unetus. Kuid kogused, mida ta võttis, olid ohtlikud. Üks meditsiiniekspert, kes analüüsis päevikut, ütles, need kogused olid piiri peal. Veel natuke ja see oleks võinud olla surmav. Kas Uluots teadis seda? Kas ta võttis neid ravimeid, sest ta tahtis lihtsalt magada, või oli seal midagi muud, võib-olla alateadlik soov põgeneda, mitte ainult une, vaid millegi püsivama juurde? Päevik ei anna vastust, kuid üks sissekanne, dateeritud 9. veebruaril 1944. aastal, vaid 2 päeva pärast raadiokõnet, on eriti murettekitav. Uluots kirjutas, võtsin täna 8 tabletti. Tavaliselt võtan 4. Kuid ma ei suutnud magada. Ma ei suutnud isegi sulgeda silmi. Iga kord, kui ma proovisin, kuulsin neid nimesid meestest, kes registreerusid. Iga nimi oli nagu löök. Ma mõtlesin, võib-olla kui ma võtan rohkem tablette, siis nimed kaovad. Kuid nad ei kadunud. Nad muutusid ainult valjemaks. See sissekanne paljastab midagi, mida avalikkus ei näinud kunagi, Jüri Uluotsa sisemist kokkuvarisemist, mehe, kes kandis kogu Eesti saatust oma õlgadel ja kes murdus selle koormuse all. Kuid ta ei näidanud seda kunagi väljapoole. Tunnistajad, kes nägid teda sel ajal, kirjeldavad teda kui rahulikku, kontrollitud, isegi külma. Üks endine ametnik ütles, Uluots oli nagu kivi. Ta ei näidanud kunagi emotsioone. Isegi siis, kui kõik ümber teda oli kaoses, ta seisis seal, sirge seljaga ja andis korraldusi, nagu miski poleks juhtunud. Kuid nüüd me teame, et see oli mask, mis varjas meest, kes oli sees lagunemas, kes võttis tablette, et mitte kuulda nimesid, kes ei maganud, kes kartis, et ta kaotab mõistuse.
Kuid miks Uluots ei otsinud abi? Miks ta ei rääkinud kellegagi oma seisundist? Vastus peitub teises dokumendis, mis leiti tema arhiivist, kiri, mille ta kirjutas oma isiklikule arstile, kuid mida ta ei saatnud kunagi. Kirjas Uluots kirjutab: "Ma tean, et ma vajan abi. Ma tean, et ma ei saa jätkata nii, nagu ma olen. Kuid ma ei saa rääkida kellegagi, sest kui ma räägin, siis kõik saavad teada, et ma olen nõrk. Ja kui nad teavad, et ma olen nõrk, siis nad ei usalda mind enam. Ja kui nad ei usalda mind, siis Eesti kaotab viimase, mis tal on, lootuse, et keegi teab, mida teha." See lause paljastab Uluotsa traagilise dilemma. Ta ei saanud olla nõrk, sest nõrkus tähendas kaotust, kuid ta ei suutnud olla tugev, sest tugevus oli mask, mis murdis teda seestpoolt. Ja nii ta jätkas, võttes tablette, varjates oma valu, kandes oma saladusi, kuni lõpuks tema keha ja vaim ei suutnud enam vastu pidada. Kas see oli hind, mida Uluots maksis oma valikute eest? Kas tema füüsiline ja vaimne lagunemine oli otsene tagajärg sellest, et ta saatis 38 000 meest sõtta? Me ei saa kunagi teada kindlalt, kuid üks asi on selge: Jüri Uluots ei elanud kaua pärast sõda. Ta suri 1991. aastal, vaid 6 aastat pärast raadiokõnet, mehena, kes oli vaid 58 aastat vana, kuid kes nägi välja nagu 70. Tema surma põhjuseks märgiti südamepuudulikkus, kuid need, kes tundsid teda, ütlevad, et see ei olnud ainult süda, mis pettis, see oli kogu tema olemus, mis oli väsinud võitlemast, väsinud kandmast, väsinud elust, mis oli muutunud üheks pikaajaliseks õudusunenäoks, millest ei olnud ärkamist. Kuid kõige suurem saladus, mida Jüri Uluotsa arhiiv peitis, ei olnud dokument ega päevik, see oli üksainus foto, mis leiti tema isikliku kirjavahetuse vahelt, peidetud 2 kirja vahele nii hoolikalt, et see peaaegu jäi märkamata. Foto oli mustvalge, kulunud, nurgad keeratud, kuid pilt oli selge. Sellel oli 2 meest, kes seisid kõrvuti, käed teineteise õlgadel, naeratades. Üks neist oli Jüri Uluots, palju noorem, võib-olla 30-aastane, juuksed tumedad, nägu täis lootust. Teine mees oli võõras, vähemalt võõras neile, kes uurisid fotot esimest korda. Ta oli umbes sama vana kui Uluots, kandis sõjaväeunivormi, kuid mitte Eesti uniformi, see oli Saksa uniform, kuid mitte Wehrmacht, mitte S, see oli midagi muud, midagi vanemat. Foto tagaküljel oli kirjutatud käsitsi, tindiga, mis oli aja jooksul kahvatunud, Berliinis 1933. aastal. Koos V viimane kord, kui me olime vabad. Kes oli V? Miks Uluots hoidis seda fotot nii hoolikalt peidetuna? Ja mida tähendas lause viimane kord, kui me olime vabad? Need küsimused jäid vastuseta kuni 2015. aastal, kui üks Saksa ajaloolane, kes uuris Eesti-Saksa suhteid enne teist maailmasõda, leidis arhiivist dokumendi, mis mainis Jüri Uluotsa ja meest nimega Hans Werner von Kleist, Saksa diplomaat, kes töötas Berliinis välisministeeriumis ja kes oli tuntud oma kriitilise suhtumise poolest natsionaalsotsialismi. Von Kleist oli üks neist haruldasi sakslasi, kes uskus, et Hitleri režiim viib Saksamaa hävingusse ja kes üritas salaja töötada selle vastu. Kuid 1944. aastal, vaid mõned kuud pärast Jüri Uluotsa raadiokõnet, arreteeriti Von Kleist Gestapo poolt ja hukkamise saatus oli otsustatud. Tema süüdistus. Riigireetmine. Tema kuritegu. Ta oli aidanud edastada informatsiooni Saksa sõjalistest plaanidest liitlastele. Kas Jüri Uluots teadis sellest? Kas ta teadis, et tema vana sõber, mees, kellega ta oli koos Berliinis 1933. aastal, enne kui kõik muutus, oli üks neist, kes võitles Hitleri vastu seestpoolt? Ja kui ta teadis, kas see mõjutas tema otsuseid 1944. aastal, kui ta seisis raadiojaamas ja luges kõnet, mis saatis tuhanded eestlased võitlema Saksa poolel? Dokumendid ei anna otsest vastust, kuid üks vihje on säilinud. Uluotsa isiklikus päevikus, sissekanne dateeritud 21. märtsil 1944. aastal, on kirjutatud: kuulsin täna, et V on kadunud. Keegi ei tea, kuhu. Mõned ütlevad, et ta põgenes. Teised ütlevad, et ta on surnud. Ma tahan uskuda esimest, kuid ma kardan teist. Kui ta on surnud, siis ta suri, sest ta valis südametunnistuse. Ja mida ma valisin? See küsimus, mida ma valisin, kummitab Uluotsa päevikut korduvalt. Ta küsib seda erinevates vormides, erinevatel päevadel, kuid alati sama ärevusega. Kas ta valis südametunnistuse või ellujäämise? Kas ta valis Eesti või iseennast?
Kas ta valis õigesti või valesti? Ja kõige olulisem, kas tal oli üldse valikut? Need küsimused jäävad vastuseta, sest Uluots ise ei teadnud vastust. Ta elas nende küsimustega kuni oma surmani, kandes neid nagu raskust, mis muutus iga päevaga raskemaks, kuni lõpuks see raskus murdis ta. Kuid foto Hans Werner von Kleistiga paljastab veel midagi Jüri Uluotsa varjatud elu, millest avalikkus ei teadnud midagi. Elu, kus ta oli sõber mehega, kes võitles natsionaalsotsialismi vastu, kuid kus ta ise oli sunnitud tegema koostööd natsidega, et päästa midagi, mis oli juba kadumas. Kas see oli iroonia või traagiline paratamatus? Kas Uluots mõtles von Kleistile, kui ta seisis Saksa ohvitseride ees ja luges kõnet, mida nad tahtsid kuulda? Kas ta mõtles, et tema vana sõber oleks teda mõistnud või hukka mõistnud? Me ei tea. Kuid üks asi on kindel, Jüri Uluots kandis seda fotot oma isiklikus arhiivis kuni oma surmani, peidetuna, kaitstuna, nagu oleks see olnud viimane side maailmaga, kus valikud olid selged ja südametunnistus ei olnud veel murdunud. Kas te oleksite suutnud elada sellise koormusega? Kas te oleksite suutnud teha valikuid, teades, et iga valik saadab inimesi surma, kuid mitte valida tähendab lasta kõigil surra? Kas te oleksite suutnud kanda saladusi, mis murdsid teid seestpoolt, kuid mida te ei saanud kunagi jagada, sest jagamine tähendas kaotust? Need on küsimused, mida me peame küsima, mitte ainult Jüri Uluotsa kohta, vaid iseenda kohta. Sest ajalugu ei ole ainult mineviku lugu, see on ka peegel, mis näitab meile, kes me oleme ja mida me oleksime teinud, kui me oleksime olnud seal, sel ajal, selles olukorras, kus valikud ei olnud kunagi lihtsad ja kus iga valik kandis hinda, mida keegi ei tahtnud maksta. Esimest korda 35 aasta jooksul nõustub rääkima naine, kes oli seal, mitte kabinetis, mitte raadiojaamas, vaid Uluotsa kodus, tema privaatses ruumis, kus mask langes ja tõeline mees tuli nähtavale. Tema nimi on Helmi Rand, täna 91-aastane, kes oli 1944. aastal noor teenija Uluotsa leibkonnas Toompeal. Ma nägin asju, mida keegi teine ei näinud, ütleb ta, käed ikka veel kindlad, hääl selge. Ma nägin, kuidas ta istus üksi oma toas pärast seda kõnet, pea käte vahel, ja nuttis. Jah, nuttis. Mees, kes rääkis raadiost nii kindlalt, nuttis nagu laps. Ta ei teadnud, et ma olin ukse taga. Ma tõin talle teed, kuid ma ei julgenud sisse minna. Ma lihtsalt seisan seal ja kuulasin, kuidas ta kordas üht ja sedasama lauset, andestage mulle. Palun andestage mulle. Ma ei tea, kellele ta rääkis, kas Jumalale, kas nendele meestele, kes läksid sõtta, või lihtsalt iseendale. Kuid ta kordas seda terve öö. Terve öö. Helmi Rand mäletab ka teist hetke, mis on jäänud tema mällu 79 aastaks. 2 nädalat pärast raadiokõnet tuli Uluotsa juurde külastaja, mees, keda Helmi ei olnud kunagi varem näinud, kuid kes rääkis eesti keelt kummalise aktsendiga, nagu oleks ta elanud kaua välismaal. Mees kandis halli mantlit, müts oli tõmmatud sügavale üle silmade ja ta ei öelnud oma nime. Ta palus rääkida Uluotsaga privaatselt. Helmi viis ta kabinetti ja jättis nad kahekesi. Ma ei pidanud kuulama, ütleb Helmi, kuid seinad olid õhukesed ja ma kuulsin ikkagi. See mees ütles Uluotsale, te tegite vea. Te arvasite, et saate mängida mõlema poolega, kuid nüüd olete te kaotanud mõlemad. Sakslased ei usalda teid enam ja venelased ei andesta teile kunagi. Te olete üksi. Ja Uluots vastas, ma mäletan tema sõnu täpselt, ma tean. Ma teadsin seda juba siis, kui ma rääkisin. Kuid mis ma oleksin pidanud tegema? Öelge mulle, mis ma oleksin pidanud tegema. Ja see mees vastas, te oleksite pidanud vaikima. Vaikus oleks olnud ausam kui valetamine. Ja siis ta lahkus. Lihtsalt lahkus ilma hüvastijätuta. Kes oli see salapärane külastaja? Helmi ei tea, kuid ta mäletab üht detaili, mis võib anda vihje. Kui mees lahkus, kukkus tema taskust välja väike märk, metallist märk, millel oli kujutatud kotkas ja sõnad saksa keeles, mida Helmi ei osanud lugeda, kuid mille ta meelde jättis, Fürtreue und Verdienst, truuduse ja teenete eest. See oli Saksa sõjaväeline autasu, kuid mitte tavaline, see oli märk, mida kandsid ainult need, kes olid teeninud Saksa luureteenistuses enne sõda. Kas see tähendab, et külastaja oli Saksa agent? Või oli ta hoopis keegi, kes oli kunagi töötanud sakslastele, kuid kes oli nüüd pöördunud nende vastu? Helmi ei tea, kuid ta mäletab, et Uluots võttis selle märgi üles, vaatas seda pikalt ja pani siis oma taskusse.
Ta ei öelnud midagi, kuid Helmi nägi tema näol midagi, mida ta kirjeldab kui äratundmist, nagu ta oleks teadnud, kes see mees oli, kuid ei tahtnud seda tunnistada. See lugu paljastab midagi, mida ametlikud dokumendid ei räägi: Jüri Uluotsa varjatud võrgustikku, inimeste võrgustikku, kes liikusid varjudes, kes rääkisid koodides, kes kandsid saladusi, mis võisid muuta ajaloo käiku, kuid kes kadusid enne, kui keegi sai neilt küsida õigeid küsimusi. Kes olid need inimesed? Mitu neid oli? Ja mis neist sai pärast sõda? Arhiivid vaikivad, kuid tunnistajad nagu Helmi Rand hoiavad nende lugusid elus, killukesi tõest, mis ei ole kunagi kokku pandud tervikuks, kuid mis annavad aimu sellest, kui keeruline ja traagiline oli Uluotsa elu nendel viimastel kuudel. Kuid kõige vapustavam, mida Helmi Rand meile räägib, on see, mis juhtus viimast korda, kui ta nägi Jüri Uluotsa enne tema lahkumist Eestist. See oli aprillis 1944. aastal, kui Punaarmee oli juba Narva lähedal ja Saksa väed valmistusid taganemiseks. Uluots pakkis oma asju, mitte palju, ainult üks väike kohver ja Helmi aitas tal. Ta võttis väga vähe, mäletab Helmi. Mõned riided, mõned dokumendid, ühe foto. Ma küsisin, kas ta ei taha võtta rohkem, kuid ta raputas pead ja ütles, kõik, mis on oluline, on juba kadunud. Ülejäänu on lihtsalt koormus. Ja siis ta vaatas mind otsa ja ütles midagi, mida ma ei unusta kunagi. Helmi, kui keegi küsib sinult kunagi, milline mees ma olin, siis ütle neile, ma olin mees, kes üritas. Ma ei tea, kas ma tegin õigesti, kuid ma üritas. Ja see on kõik, mida ma saan öelda. Kas see oli Jüri Uluotsa viimane sõnum? Kas see oli tema viimane katse selgitada seletamatut, õigustada õigustamatut? Või oli see lihtsalt väsinud mehe tunnistus, mehe, kes teadis, et ajalugu mõistab ta hukka, kuid kes lootis, et vähemalt mõned inimesed, need, kes tundsid teda isiklikult, mõistavad, et ta ei olnud koletis ega kangelane, vaid lihtsalt inimene, kes üritas teha võimatut võimatus olukorras. Me ei tea. Kuid Helmi Randi sõnad jätavad meile küsimuse, millele me peame vastama ise, kas me mõistame? Kas me suudame mõista meest, kes tegi valikuid, mida me ei tahaks kunagi teha, kuid mida me võiksime olla sunnitud tegema, kui me oleksime tema kohal? Kuid oli üks inimene, kes ei andestanud Jüri Uluotsale kunagi, ja see inimene oli tema enda poeg. Jaan Uluots, 20-aastane üliõpilane, kes oli 1944. aastal Tartus, keeldus rääkimast oma isaga pärast raadiokõnet. Tunnistajad mäletavad, et kui Jüri Uluots üritas võtta ühendust oma pojaga, saatis Jaan tagasi kõik kirjad avamata. Üks endine üliõpilane, kes oli Jaani sõber, räägib, Jaan oli vihane. Mitte lihtsalt vihane, ta oli purustatud. Ta ütles meile, mu isa saatis 1000 mehed surma. Kuidas ma saan teda vaadata silma? Kuidas ma saan öelda, et ma olen tema poeg? Ta kandis seda valu endas ja see muutis teda. Ta muutus vaikseks, sulgunuks, ei rääkinud enam poliitikast, ei rääkinud enam Eestist. Ta lihtsalt õppis, tegi eksameid ja üritas elada nii, nagu tema isa ei eksisteeriks. Kuid 1944. aasta augustis, kui Saksa väed olid juba taganenud ja Nõukogude väed olid Tallinnas, sai Jaan Uluots kirja oma isalt, viimase kirja, mille Jüri Uluots kunagi kirjutas. Kiri oli kirjutatud Rootsis, kuhu Uluots oli põgenenud koos teiste Eesti valitsuse liikmetega. Kirjas Uluots ei vabandanud, ei õigustanud, ei selgitanud. Ta lihtsalt kirjutas, Jaan, ma tean, et sa vihkad mind. Ma tean, et sa ei andesta mulle kunagi. Ja ma ei palu seda. Ma kirjutan sulle ainult sellepärast, et ma tahan, et sa teaksid ühte asja. Kõik, mida ma tegin selle nimel, et sina saaksid elada vabas Eestis. Ma teadsin, et ma kaotasin sind juba siis, kui ma rääkisin raadiost. Kuid ma lootsin, et võib-olla, ühel päeval, kui Eesti on jälle vaba, sa mõistad. Mitte andesta, kuid mõista. See on kõik, mida ma julgen loota. Jaan Uluots ei vastanud sellele kirjale kunagi. Ta hoidis seda oma isiklikus arhiivis, kuid ta ei rääkinud sellest kellegagi. Alles pärast tema surma 1987. aastal leidsid tema lapsed selle kirja ja avaldasid selle. Ja siis selgus midagi üllatavat, Jaan oli kirjutanud vastuse, kuid ei saatnud seda kunagi. Vastus oli dateeritud 1945. aastal, vaid mõned kuud pärast isa kirja saamist. Vastuses Jaan kirjutas, isa, ma ei vihka sind. Ma ei ole kunagi vihkanud sind. Kuid ma ei saa andestada sulle, sest andestamine tähendaks, et ma nõustun sellega, mida sa tegid. Ja ma ei saa nõustuda.
Ma ei saa öelda, et see oli õige, isegi kui ma mõistan, miks sa seda tegid. Sa ütled, et sa tegid seda minu nimel, et ma saaksin elada vabas Eestis. Kuid Eesti ei ole vaba. Ja need tuhanded mehed, kes läksid sõtta sinu sõnade tõttu, ei ela enam. Kas nende elu oli vähem väärtuslik kui minu? Kas nende vabadus oli vähem oluline kui minu? Ma ei tea vastust. Kuid ma tean, et ma ei saa elada mõttega, et minu elu osteti nende surmaga. See vastus, mida ei saadetud kunagi, paljastab traagilise lõhe isa ja poja vahel, lõhe, mis ei olnud ainult isiklik, vaid ka moraalne, filosoofiline, eksistentsiaalne. Jüri Uluots uskus, et ta tegi õiget asja, isegi kui see oli valus. Jaan Uluots uskus, et õige asi ei saa kunagi olla see, mis toob kaasa teiste surma. Kes oli õigus? Ajalugu ei anna meile vastust, sest ajalugu ei ole kohtunik, see on lihtsalt tunnistaja, kes registreerib, mida juhtus, kuid ei ütle, kas see oli õige või vale. See otsus jääb meile, igaühele meist, kes loeb seda lugu ja küsib endalt, mida ma oleksin teinud. Kas ma oleksin valinud nagu Jüri Uluots või nagu Jaan Uluots? Kas ma oleksin ohverdanud tuhanded, et päästa tuhandeid teisi? Või oleksin ma keeldunud ohverdamast kedagi, isegi kui see tähendas, et kõik kaotavad? Viimased kuud Jüri Uluotsa elus olid vaikuse kuud. Ta elas Stockholmis, väikeses korteris, kaugel kõigest, mis oli talle kunagi oluline. Ta ei osalenud enam poliitikas, ei andnud intervjuusid, ei kirjutanud mälestusi. Ta lihtsalt elas, kui seda saab nimetada elamist, ärkas, sõi, luges ajalehti, vaatas aknast välja, kus Stockholmi tänavad olid täis inimesi, kes ei teadnud tema nime ega tema lugu. Üks Eesti pagulane, kes külastas teda 1991. aastal, vaid mõned kuud enne tema surma, kirjeldab teda järgmiselt, ta oli vari. Mitte mees, vaid vari. Ta istus toolil, käed süles ja vaatas kuhugi kaugusesse. Ma üritas temaga rääkida, küsisin, kuidas tal läheb, kuid ta ei vastanud. Ta lihtsalt noogutas. Ja siis, pärast pikka vaikust, ta ütles, kas nad mäletavad mind veel Eestis. Ma ütlesin, et jah, muidugi mäletavad. Kuid ta raputas pead ja ütles, ei, ma ei küsi, kas nad mäletavad mu nime. Ma küsin, kas nad mäletavad, miks ma seda tegin. Kas keegi mäletab, et ma üritas päästa midagi, mis oli juba kadumas? Ma ei teadnud, mida vastata. Ja ta ei oodanud vastust. Ta lihtsalt pöördus tagasi akna poole ja jätkas vaatamist. Jüri Uluots lahkus sellest maailmast 21. jaanuaril 1991. aastal, vaikides, üksi, ilma et keegi oleks tema kõrval. Tema keha leiti järgmisel hommikul, istumas samas toolis, kus ta oli istunud iga päev, vaadates aknast välja. Tema käes oli foto, seesama foto, kus ta seisis koos Hans Werner von Kleistiga Berliinis 1933. aastal, enne kui kõik muutus. Foto oli kulunud, nurgad keeratud, kuid Uluots oli hoidnud seda oma viimase hingamiseni. Kas see oli tema viimane side maailmaga, kus valikud olid selged ja südametunnistus ei olnud veel murdunud? Või oli see lihtsalt meeldetuletus sellest, kes ta kunagi oli, enne kui ajalugu sundis teda muutuma kellekski, keda ta ei tahtnud olla? Tema matustel Stockholmis oli vähe inimesi, mõned Eesti pagulased, mõned diplomaadid, mõned ajakirjanikud, kes kirjutasid lühikesed nekroloogid, kus mainiti tema rolli Eesti ajaloos, kuid mitte seda, mida see roll talle maksis. Keegi ei rääkinud raadiokõnest. Keegi ei maininud 38 000 meest. Keegi ei küsinud, kas ta tegi õigesti või valesti. Nad lihtsalt maatasid ta, vaikides, ja läksid edasi oma eluga. Ja Jüri Uluots jäi ajalukku mitte kangelasena, mitte kurjategijana, vaid küsimärgina, küsimusena, millele pole vastust, kuid mida me peame küsima iga kord, kui me mõtleme sellele, mida tähendab olla juht, olla vastutav, olla inimene, kes peab valima kahe kurja vahel ja lootma, et ta valib väiksemat. Kuid lugu ei lõppe Uluotsa surmaga. Sest need 38 000 meest, või vähemalt need, kes ellu jäid, kandsid tema valikuid edasi, oma eludes, oma mälestustes, oma vaikimises. Mõned neist elasid Eestis, varjates oma minevikku, kartes, et keegi saab teada. Teised elasid paguluses, kaugel kodust, kandes endas süüd, et nad jäid ellu, kui nii paljud teised surid. Kolmandad ei rääkinud kunagi sellest, mida nad nägid, mida nad tegid, mida nad kaotasid. Nad viisid oma saladused hauda, nagu Uluots ise. Ja neljandad, need, kes julgeb rääkida, räägivad lugusid, mis on täis valu, kahetsust, küsimusi, millele pole vastuseid.
Lugusid, mis meenutavad meile, et ajalugu ei ole ainult sündmuste jada, vaid inimeste jada, inimeste, kes kannatavad, kes valivad, kes elavad tagajärgedega, kes küsivad endalt iga päev, kas ma tegin õigesti. Ja nüüd, 79 aastat hiljem, me küsime sama küsimust. Kas Jüri Uluots tegi õigesti? Kas tal oli valikut? Kas tema raadiokõne päästis Eesti või saatis selle hävingusse? Kas need 38 000 meest surid asjata või oli nende ohver vajalik, et midagi, isegi kui see oli ainult mõte, ainult lootus, jääks ellu? Me ei tea. Ja võib-olla me ei saa kunagi teada. Kuid üks asi on kindel, Jüri Uluotsa lugu ei ole ainult tema lugu. See on meie lugu, lugu sellest, mida tähendab olla inimene olukorras, kus õigeid valikuid ei ole, kus iga valik kannab hinda, mida keegi ei taha maksta, kuid mida keegi peab maksma. Ja see lugu jätkub iga kord, kui me seisame silmitsi valikuga, mis nõuab meist rohkem, kui me tahaksime anda, kuid mida me peame andma, sest alternatiiv on veel hullem. Austatud vaatajad, kui te jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete. Meile on oluline teada, kus Jüri Uluotsa veel mäletatakse. Ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde ajaloo varjatud kangelaste ja nende võimatute valikute kohta.